tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saa tükike mõlemast. Tere taas vaatama ja kuulama Lääne-Tallinna Keskhaigla saade Tark arst taskus. Tänase saate teemaks on maks ja makse võib pidada meie organismi üheks kõige suuremaks rööprähklejaks, sest tal on lihtsalt niivõrd palju rolle. Aga samas on maks ka vaikne kannataja, sest oma haigustest ja probleemidest ta meile eriti märku ei anna. Millised haigused siis maksa ohustavad, kuidas neid ravitakse ja mismoodi neid ennetatakse, sellest juttu tulebki ja külas on meil Lääne-Tallinna Keskhaigla gastroenteroloog dr. Külliki Suurma. Tere, Külliki! Tere! No millised need maksa peamised rollid siis on meie kehas? No maks on kuskil 1,5 kilo paremas roidekaareoluses piirkonnas väga oluline organ, nagu paljudki teised, nagu südagi. Aga selle roll on selline, et ta on meile toksiine väljutav, valke tootev, rasvaainevahetust parandav, suhkru tasakaalu hoidev, terve rida on veel, ta on nagu üks labor, milleta me läbi ei saa. Kui ta puhastab meie verd, ta toodab sappi, ta selle kaudu siis parandab ainevahetust ja samuti ka kolesterooli ainevahetust. Siin on veel terve rida aminohapped, vereloomeorgan ka. Nii et tegelikult maksal on kogu aeg pidevalt tegemist. Ta on pidevas töös, jah. Pidevas töös ta tegeleb meie vere puhastamisega ja toitainete nii-öelda kättesaadavusega ka. No ma siin saate alguses mainisin, et maksa on nimetatud ka vaikseks kannatajaks, sest et ta ei anna kuidagi märku, kui temal midagi kehvasti on. Et meil võib siis nii olla, et me ise tunneme ennast päris tervena, ometi on maksal probleeme. Jah, ta võib ikkagi olla väga kaua, väga vaikne see haigus, kui tal on mingi probleem, sest probleem on selles, et tavaliselt kui on haigus ja kui ta annab valu, siis on see valu, mis viib arsti juurde. Aga maksa puhul maksa enda parenhüümi seis on selline, et ta võib olla isegi põletikuline, aga ta ei valuta. Ta valutab võib-olla ainult siis, kui see maks on suurenenud, kui tekib see maksakapsli venitus, me ütleme. Või siis on sapipõis, me ju teame maksa ja sapikivid tekivad, siis on valud ja siis tulebki tihtipeale arsti juurde haige ja avastatakse, et lisaks sellele sapikivile on ka veel maksahaigus. Aga võib ka olla nii, et läheb aastaid mööda, lihtsalt läheb kas tervisekontrolli tööalaselt või perearsti juurde ja arst teeb analüüsid ja avastab, et maksa näiteks fermendid, ensüümid, me nimetame neid, on kõrgenenud ja sellest siis algabki nii-öelda see otsimine, milles on see põhjus. Nii et kui mõnikord inimesed ütlevad, oi mul niimoodi maks valutab, siis neil tegelikult ei valuta maks, vaid midagi, mis on seal maksa lähedal. Ja võib olla ka niimoodi ja võib olla ka teinekord hoopis mingi maoprobleem on, aga tundub, et see on nüüd maks kindlasti. Või on soolestikkus teinekord, soolekaas näiteks võib olla, mis annab ka sooleseina venitust ja valu. Nii et see kõik on ju lähestikku inimesele, et inimesel on raske eristada. Aga kui on tegemist maksahaigusega, siis üks kõige juhtivamaid sümptomid on väsimus, krooniline väsimus. Kellel seda poleks? Jah, aga see on ka üldine sümptom. Aga mõnikord see, kui küsitled haiget, et mida te kaebate, siis nad võivad öelda sulle, et ma olen väsinud. Mõnel võib olla ka nahasügelust, näiteks apihapetega see on seotud, kui on tõusnud bilirubiini väärtused, siis... Aga kust kohast see nahk sügelema hakkab ja kas mingeid jälgi ka on või ta lihtsalt kuidagi kirvendab? Ei, no ta võib siit ja sealt sügeleda kehalt või kätelt või nii. Peas, jah, ta võib anda nahasügelust küll. See on üks ka võib maksasümptom olla. Aga kas tekivad mingid punnid ka või ta lihtsalt sügeleb? Ta punne nagu alati ei teki, kui maksahaiguse nahalööve tekib, kui on juba kaugele arenenud maksahaigus, nagu maksatsirroos me nimetame. No siis on vastavad nahal punktid, teleangiektaasiad või kuidas me ütleme nüüd. Et siis on see, võib ka olla maksatsirroosi tunnuseks günekomast ja me ütleme, et rinnad suurenevad ka meestel näiteks. No see on juba siis nagu kaugele arenenud, võivad olla ka trummipulksõrmed, krooniline haigus. Trummipulksõrmed?
nojah, kui on krooniline häda, et siis võib teinekord näha kätest. Arst ikka vaatab käsi, keha, nahka. Kollakas jume, silmad võivad olla kollakas silmad. Siin muidugi tuleb ka eristada, võib-olla see sapiprobleem, võib-olla ka on healoomuline hüperbilirubineemia, seda näokollasust, ikterust me nimetame, et need põhjused on ka erinevad. Aga üldjoontes võib öelda, et inimesel on iseendal päris raske nagu aru saada, kui tema maksal midagi viga on, et see, kui see viga on väike, kas siis see leid on pigem nagu juhuslik? Jah, ta on juhuslik ja võib-olla isegi arvan, et nüüd on palju rohkem nagu sellest analüüsidest, maksaproovidest räägitud ja nende tähtsusest sellepärast, et see maksaensüümide tõus, varem võib-olla kui oli väike tõus, öeldi, see on nii vähe, et seal normist võib-olla mõni kraad üle, et see ei olegi nii oluline, aga nüüd on ikkagi nii palju edasi aeg läinud ja me teame ju terve rida tekitajaid, üks on kindlasti viirused, me oleme kuulnud, eks ole, B ja C ja D ja E, et A-st rääkimata ja ka siis A puhul on muidugi kõrged väärtused, kui juba äge A-hepatiit on, et siis on nagu teine pilt, aga siis sellisel juhul perearst näiteks teeb analüüsid ja võib leida, et on tegemist viirusega. Alati on oluline küsitleda haiget anamneesi, et kas pole operatsioone tehtud, kas on midagi tehtud enne 90. aastaid, näiteks kui on tegemist vanemate inimestega. Et tollel ajal ei teatud veel näiteks, kui me räägime C-hepatiidist, siis see oli nagu tundmatu haigus ja see võttis aega ennem, kui see avastati. Mäletan ise noore arstina, kui minu juurde tulid vereülekandejaamast noored mehed ja nende maksaväärtus oli väga kõrged ja me ei saanud aru, millest nad on. Ei ole sapikive, ei ole nagu mingid muid muutusid, kaebusi ka ei olnud. Aga siis ajapikku me saime hiljem teada, et neil oli C-viirushepatiit. Ja see on juba päris tõsine diagnoos tegelikult ja kui ta kulgeb nii vaikselt, inimene ei teagi, siis tema viib kroonilisele maksakahjustusele, maksatsirroosile ja muidugi risk on maksavähk. Kui me räägime Eestis, siis meil on, hiljuti meil siin tuli juttu, üks firma, kes on teinud neid uuringuid, ma ei nimeta seda firmat vast, aga ühesõnaga 14 000 just vaikivat viirushepatiiti on Eestis ja me peame need üles leidma, kus nad on, sest et see haiguse oht saada raske maksahaigus on suur. Olgu, aga mul tekkis nüüd selline küsimus, et kui meil muidu on igasugu sõeluuringuid, et kas maksahaigusi on võimalik ka niimoodi avastada mingite analüüsidega või kas peaks näiteks riik mõtlema selle peale, et maksateemaline sõeluuring teha? Jah, Leedus on tehtud seda, minu arust on rahastatud ja tehtud. Eestis ei ole seda päriselt tehtud, on arstid lihtsalt aktiivselt määranud ja oleme rääkinud ja perearstid väga hoolega tänapäeval juba määravad. Aga niisugust programmi otseselt ei ole. Sellest on juttu olnud küll, ka sünnitusmajas ja on arutatud neid teemasid, aga minu meelest programmi ei ole. Väga paljude inimeste jaoks seostub maksahaigus alkoholi joomisega ja see on kuidagi see mõte on kuidagi, et mõnikord on see teema nagu aktiivsem, et jah, et maks ja alkohol on alati seotud, mõnikord on hakatud ühiskonnas rääkima, et nad ei ole ikka nii väga seotud. Kuidas siis tegelikult on? No on olemas, ütleme, kui me jagame nüüd seda maksahaigust alkohoolseks ja mittealkohoolseks, siis on olemas need mõisted, et alkohoolne maksarasvumine ja mittealkohoolne maksarasvumine. Et kui maksarasvumine on alkohoolne, siis lihtsalt see maksakahjustus tekib sellest alkoholist ja ta suudab siis selle maksaraku muuta rasvarakuks, et ta ainevahetus nii palju muudab. Kui on tegemist mittealkohoolsega, siis ta seostatakse insuliinresistentsuse, metaboolse häirega, dysfunktsiooniga ja sinna juurde tänapäeval juba kuulub rohkem, et ta on nagu laiem, mitte ainult maksaprobleem, ta on juba endokrinoloogiline, ta võib olla diabeediga seotud, ta võib olla südame-veresoonnaga, nüüd on juba nimetame MAFLD, fatty liver disease, mis annab siis nagu laiemalt ettekujutust haigest, et sa pead nagu mõtlema juba mitte väga kitsalt. Ja siis on ka ravitaktikad erinevad.
muidugi küsimus on selles, et seal alkohoolsega on ju lihtsam selles mõttes, alkohol tuleb ära lõpetada absoluutselt, ei tohi juua alkoholi, me saame määrata analüüside põhjal, me saame teha ultraheli, mille alusel me leiame selle maksa rasvumise, me saame teha kompuutertomograafia, me saame isegi teha magnetresonantstomograafia, me määrame elastograafia, me määrame maksa tiheduse ära, me saame täpselt öelda, mitu protsenti on seal rasvunud ja missuguses astmes on see maksa sidekoestumine ehk fibroos 1, 2, 3, 4, eks ole. Nii et selline diagnostika on hästi tugevalt paranenud. Kui me varem ainult diagnoosimiseks saime teha ultraheli ja maksapunktsiooni näiteks, kompuuter ka muidugi, siis see maksaproovi tüki võtmine on nüüd tahaplaanile vajunud, et tänapäeval me enam nii väga tihti seda ei määra. Me teeme seda võib-olla vajadusel ikkagi saada täpset diagnoosi, mõnikord on ebaselge, võivad olla, me oleme rääkinud nüüd alkohoolne, mittealkohoolne maksahaigus, aga siis on veel olemas autoimmuunsed haigused, me oleme rääkinud viirushaigustest, kus on ravi olemas, saab terveks, aga siis autoimmuunsete puhul on ka eluaegne ravi ja neid on ka siis mõned haigused, mida me sagedamini näeme. Nendest on primaarne biliaarne kolangiit. Nüüd on tal ilusam nimi, varem oli ta primaarne biliaarne tsirroos. See on väikeste sapiteede haigus, inimese enda organismis on antikehad, mis kahjustavad maksarakku membraani. Ja selle vastu on ravi olemas tegelikult ja haiged saavad eluaegselt, üks rohi on ursodeoksikoolhappe ja jälgitakse neid, et ühesõnaga see haigus on täitsa ka kontrolli all. Muidugi on olemas ka veel raualatestushaigus ja ühesõnaga, ega see diferentsiaaldiagnostika on väga oluline, isegi siis, kui me oleme leidnud selle alkohoolse maksa või mitte alkohoolse maksa, uurida ka veel, aga võib-olla on veel mingeid haigusi. Need maksaanalüüsi transaminaasid on üks üldine näitaja ja võib-olla siin vaatame, kuidas kliiniline veri ja valku, kuidas maksas valgud toodetakse, albumiinid, eks ole, kuidas trombotsüüdid on, kas on madalad või normis. See kõik mulle näitab maksa kahjustuse astet, hüübivuse momendid ja nii edasi. Et väga oluline on seda teha, sest kui on kombinatsioon näiteks alkohol ja viirus, C-hepatiit, siis haiguse kulg on kindlasti raskem ja prognoos on kehvem. Kui ma ravin ära viirus C-hepatiidi, alkoholi ei tarbi, siis võib asi ikkagi päris hästi minna. Me ei ütle, et kui on juba maksatsirroos, seesama fibroos 4 juba tekkinud, siis me ei saa seda haigust maksa nagu taastada täiesti, see on nagu võimatu, aga me saame ta paremaks kindlasti ja haigus peatub. Ja kõige tähtsam on see, et me hoiame võib-olla ära maksavähi. Aga teinekord see kahjuks ei õnnestu nii, et ravid ära. Ma tahaks seda üles kutsuda ka, et see viirushepatiidi haiged, kes on ära ravitud ja neid tuleb üha juurde, et neid me peame jälgima. Et see on nagu tohtritele rohkem, et neid on guideline'id meil on olemas, mille järgi me peame käituma ja neid peaks jälgima. Eriti vanemas eas inimesi ja kellel on olnud raskemas astmes see maksakahjustus fibroos 3-4, neil tuleks kindlasti 2 korda aastas teha ultraheli ja ka analüüsid, meil on vastavad analüüsid, markerid, mis näitavad, et ei ole asi pahaloomuline, sest teatud riskid ikkagi jäävad. Jaapanlased näiteks, nüüd ma räägin teile natuke seda Amsterdami kongressi muljeid, et seal jaapanlastel oli nii, et need uurivad kõike 100%. Ei olene vanusest ega fibroosiastmest, nemad jälgivad. Nii nagu nendel on ka maovähi programmid ja kõik muud, jaapanlaste võimalused on teised, siis kui noortel inimestel me leiame Eestis ja ei ole mingit fibroosi, no siis me võime rohkem nagu rahulikud olla ja tõenäoliselt lähebki kõik hästi ja ei olegi midagi. Aga arsti seisukohalt arvan, et neid ka ikkagi aeg-ajalt tuleks ultrahelis kontrollida, nii on öeldud, et aastas kas või kord 2 vaadata. Aga mis seal Amsterdamis siis uuemaid trende tutvustati? Seal on hästi palju uusi ravimid, on nagu uuringutes praegu tulemas, uuritakse mitmetes
maksahaiguste suhtes, ka sellest diatoosi parandamiseks ravimid meil ei ole, see ravist me ei jõudnud veel rääkida, aga ega meil päris Eestis ka rohtu pakkuda ei ole. Me saame ainult soovitada kehakaalu langetamist mõõdukalt, toitumist, alkohol lõpetada, teha sporti, liikuda isegi 5–10%, kohe paraneb olukord, kui me langetame kehakaalu, maksarasvumine väheneb, et see on nagu ravi tegelikult. Siis seal Amsterdamis oli palju uusi ravimid, mis on praegu uuringute tasemel, eks see võtab veel aega. Ameerikas, Ühendriigis on üks ravim juba kasutusel, eks me siis näeme ajapikku, kuidas tema ravitulemused on, veel nagu ei ole täpselt teada. Ja üllatus, see tänapäeva meditsiin on nii kiire arenguga, et võib-olla mõne aasta pärast saab juba teist juttu siin rääkida. Aga hetkel soovitatakse D ja E-vitamiini, väsimuse vastu soovitatakse ka Q10 näiteks ja siis vitamiine ja üldtugevdavaid aineid, aga kui me veel lähme selle teema juurde tagasi, et maks ja alkohol, et põhimõtteliselt suur osa eestlasi ju arvabki, et et kui on maksaprobleem, et siis see inimene on järelikult liiga palju joonud. Et kas tegelikult ei tohiks üldse juua maksatervisele mõeldes? See on raske küsimus, et selles mõttes alati tuleb piiri pidada ja tänapäeval on tõesti läinud nii, kui varem räägiti, et Friday, drinking Friday või seal nädala lõpus võite natuke juua midagi õlut veini, siis tänapäeval enam isegi maksakongressil seda ei reklaamita, öeldakse, et iga klaas veini võib mingil määral kellelegi olla kahjulik. Et kas need Lõuna-Euroopa rahvad siis meil on kõigil maksatud haige. Nad ei ole ilmselt veel päris nõus selle seisukohaga, ma arvan. Aga see jäi nagu kõlama, et enam ei saa rääkida, et jooge seal klaas veini päevas, ei juhtu midagi ja võib-olla mõne jaoks see juhtub. Sest eriti ma rõhutan seda, kui inimene ei tea, kas tal on üldse mingit maksahaigust ja kui tal see on ja kui ta joob veel alkoholi, siis võib haigus süveneda. Aga muidugi on olemas ka neid maksahaiged, kellel on maksarasvväärastus, saledad, tervislikud, terved ja neil on maksarasvväärastus. Siin on ikka geneetika ja üldse geneetiline roll on olemas. Kui suur see geneetiline roll üldse on maksahaiguste puhul? Seda protsentuaalselt ma nüüd täpselt ei oska öelda. Ta võib-olla väga suur ei olegi, aga võib-olla, ma ei tea, nendest inimestest võib-olla ühel kolmandikul või. Sest see üldse maailmas, 1/3 maailmas elanik kannatab maksasdiatoosi all. Nii et iga kolmas inimene põhimõtteliselt. Tähendab, et kui ma ikkagi istun kontoris, meil on mingi 10 inimest osakonnas, siis 3 tükki nendest on tõenäoliselt maksatervise probleemiga, mis tähendab, et see on küllalt laialdane probleem ja nüüd inimesed hakkavad kohe muretsema, mida ma saaksin teha, et mu maks oleks tervem ja õnnelikum ja saaks kõiki oma 100 funktsiooni, mis tal siin organismis on, rahumeeli täita. Jah, et ikkagi pidada meeles seda tervislikku toitumist, Vahemere dieet on väga hea. Vaat see on jälle see, mis lõunamaa rahvastel on, nad toituvad. Tasakaalustab. Korrapärane toitumine, näiteks ka alkohoolne maks, seal on ju see, et valkude puudus tekib, inimene ei toitu ju eriti hästi. Et see on ka, et valgud oleksid ja siis kõik vitamiinid ja vähem ravimid ka kahjustavad maksa, tuleb mõõdukalt ravimid võtta vastavalt, kui palju vaja. Vaat siin on see teine teema, täiesti vanemas eas on väga palju inimesi ja neil on terve rida ravimid, kui lööd lahti, vererõhuravimid, verevedeldajad, antidepressandid ja nii edasi, et eks nad kõik võivad ju mõjutada ka maksa lõppude lõpuks. Nes nad koormavad teda? Koormavad lihtsalt, jah. Ravimid on ka üks moment. Oli siin juttu juba rasvmaksast, et kas see tähendab seda, et paksul inimesel on alati makshaige või siis pigem ei? Ei pruugi olla. Näiteks ta võib olla tüse, aga ta ei tarbi näiteks alkoholi üldse või midagi sellist. Sööb ilusti. Mõne inimesel see on ka tõesti võib-olla mingi geneetiline eelsoodumus selle tüseduse suhtes ka, ega ei saa just öelda, et kõik söövad hirmsasti ennast paksuks, et ainult see moment. Võib-olla perekonnas on kõik ühtemoodi, kui vaatad ema, isa ja tütar. Nii et kui mu mees on ülekaaluline, siis tegelikult on lootust, et äkki tal ei ole rasvmaks. Ja absoluutselt. Aga kuidas ta teada saaks, kas on või ei ole? See on lihtne, ultraheli uuring on.
kõhukopa ultraheli, maksauuring, see näitab kohe ära, kas on või ei ole. Sest algaastatel, kui me saime ultraheli aparatuuri ja hakkasime uurima, ma mäletan, et siis vaatasime helemakse, mida see tähendab. Tookord me veel ei teadnud ja neid oli väga palju. Siis umbes, et ärme pööra sellele tähelepanu. Aga siis, kui me leidsime, et maksaproovi, sest võib ka olla niimoodi, et maks on rasvunud, aga maksaanalüüsid on korras. Ega see ei pea tingimata olema põletik. Ta lihtsalt on selline steatoos, ütleme, rasvumine. Aga kui on analüüsides muutus, siis on ta juba põletik. Siis on ta põletik. See käib siis nii-öelda nagu komplektis, et see maksa uurimine ja analüüsid. Ja siis sa püüad jälle täpsustada, mis veel võiks olla, kas on veel mõnda muud haigust juures, et kas autoimmuunset haigust, siis on ju ravimid hoopis olemas. Ja teinekord on, lihtsalt me tegeleme ka maksa toetamisega ja ega me oleme ka kasutanud neid apteegi käsimüügiravimid, et aminohapet on Hepastrong ja Liberta ja neid oleme ka kasutanud. Nad ikkagi kuidagi mõjutavad võib-olla positiivses suunas. Millisel juhul tekib maksavähk? Maksavähk, tal võib olla nii, et ei olegi mingit kindlat põhjust, lihtsalt võib-olla ka siin geneetiline soodum, võib olla, aga maksatsiroos on muidugi alati risk, on ta siis alkohoolne või mitte alkohoolne ja muidugi viirused, nii B kui C kindlasti. Nii et ühest küljest võib inimesele tunduda, et mis siis on, et mul on lihtsalt viirus, aga sellel võivad olla tõsised tagajärjed. Võivad olla tagajärjed ja need haiged peaksid siis olema, kui diagnoos on juba pandud, siis tuleb C-viirushepatiit on täiesti välja ravitav tänapäeval. Seda ma pean ütlema, et on olemas väga head ravimid ja ravikuurid on lühikesed, 2 kuud, 3 kuud maksimum. Ja haige võime konstanteerida, võib saada täitsa terveks. B-viirusega on natuke keerulisem, see teine natuke probleem. No alati öeldakse ju, ükskõik mis haigusega läheb inimene oma arsti juurde, olgu selleks siis perearst või on perearst juba edasi suunanud ta kuskile näiteks gastroenteroloogi juurde. Igalt poolt ju inimene kuuleb, et aga eluviisid, et see eluviisid peaksid olema tervislikud. Kui palju sellest nagu päriselt abi on või see on lihtsalt mingi asi, mis tuleb inimesele öelda? Ma arvan küll, et ma ei saa öelda, et ärge nüüd sööda sealiha üldse sööge või rasvast. Me nagu oleme siin Põhjamaa ja ma arvan, et teatud olukorras ikka talvel on ikka hea sooja toitu sellist korralikku süüa. Aga võib-olla liialdada ei tasu suitsutatud toitainetega väga selliste kuidas nüüd öelda, võib-olla rasvane selline süsivesikute rikas, väga palju magusat süüa ka ei ole hea. Kohvi on hea. On jah, väga hea kuulda. Kohvi on maksavähi profülaktika. Iga suur kongress, maksakongress lõppes suure kohvitassiga. Kohvi on hea. Selge. Lisaks kohvile, milline on veel maksasõbralikud, millised toiduained? Kõik need head juurviljad ja puuviljad on ka head, aga siis C-vitamiin ja nii edasi, E-vitamiin, öeldakse E-vitamiin, kellel on juba nagu maksaprobleemid, D-vitamiin muidugi ka jälle, nad on kõik antioksüdandid ja põletikuvastased, nii et ja muidugi liikumine, seda ei tohi unustada, et inimene peab liikuma, peab tegema natuke sporti, eriti kui kalduvus on ülekaalulisusele, et hoida oma kehakaalu, see ongi ravi. Ja sest eriti kombineeritakse ravimid ka, diabeediravimid on teinekord metformiini võtavad või nüüd on tänapäeval siis kehakaalu langetavad ravimid määratakse, et kehakaalu saada alla. Selles suhtes käivad ka uuringud ja võimalik, et nendel on ka väga hea efekt maksa rasvumise vähendamiseks, et kui inimese kehakaal langeb ükskõik siis mis moel. Aga midagi ei tohi teha kiiresti ja eriti vanematel inimestel. Esiteks võib tekkida sapihäire, sapikivid ja siis ka lihaste niisugune kõhetumine. Vanematel inimestel rasv jääb alles, aga lihased kõhetuvad. Et võib-olla siin ei vasu kiirustada, tasapisi mõne kilo kaupa mõne võrra võib langetada, aga noored on teises olukorras, nende ainevahetuse kõik on teine.
aga vanemate suhtes. Aga kui asi on juba päris tõsine ja kui kõne alla tuleb maksa siirdamine, siis kuidas see Eestis käib? Meil on niimoodi, et kui on haigel maksapuudulikkus, kellel me siirdame, et ütleme, C-viirus, autoimmuunne maksahaigus, alkohoolne maks ka, juhul kui haige on korralik ja pool aastat ei tarvita tilkagi alkoholi, et ta edaspidi elus ka kunagi ei tarvita, see on nagu kriteerium. Tartu Ülikoolis on arstid ja konsiiliumid, kuhu meie saadame siis oma haiged, kes vajavad maksa siirdamist, maksapuudulikkus, kui enam inimene kuidagi eluga hakkama ei saa, aga seal on muidugi omad kriteeriumid ja siis see arstlik konsiilium otsustab, kellele siirdada ja kellele mitte ja kes kannatab selle välja. Aga kuidas nende doonoritega on, et kas nendega on kitsas käes? No Eesti on see Skandia transplanti liige, nii et meil on see Põhjamaadega ja koostöö ja nagu ma saan asjast aru, et abistame üksteist vastastikku, et vajadusel meie saame Skandinaavia maadest doonoritelt organid või vastupidi vastavalt siis, kuidas hetkel seis on. Et see koostöö on pikka aega ja Eesti on ka väga edumeelne ja väga tubli selles osas minu arust ikkagi. Me siirdame mitte ainult maksa neerudega juba väga ammu, eks ole, ja kopsu ja kõhunääret ja kõike ja isegi südant. No mida te arvate sellest? Aeg-ajalt võib ikka kuskilt sotsiaalmeedia postitusest lugeda, et on maksapuhastuskuurid ja sellised programmid ja et kas need asjad on täielik umbluu või midagi seal ikka on ka? No teate, kui tulen kongressilt, et ma ei ole elus kuulnud, et mingist maksapuhastusest räägitakse seal. Et seesama jutt, mis me rääkisime, see toitumine, kehakaal, tervislik eluviis, see ongi maksapuhastamine nii-öelda. Et mingit erilist... Mingisuguseid erilisi lahtistid või ma ei tea, mida süüa sisse ei ole nagu mõistlik. Ma ei tea, ma ei ole kasutanud mingit sellist... No millised üldse on sellised kõige levinumad vääruskumused maksa kohta, mida teie nagu arstina nagu inimestelt olete kuulnud? Kui ma nüüd ausalt ütlen, ma nagu ei oskagi öelda teile selle küsimuse peale. Need puhastuskuurid ongi vast see kõik see hullem. Minu olen kuulnud soolte puhastust, aga maksapuhastust ma nii palju ei ole kuulnud. Nälgivad ja käivad kuskil laagrites ilmselt mingid 4 kuurid tehakse ja midagi sellist. Ja või toormahladega näiteks. Ja midagi sellist ja võib olla jah, et aga soolepuhastus ka pole eriti mingi meditsiiniline metoodika, et see on ka nagu... Et, jah. Aga kokkuvõttes siis võib öelda, et maks on mõnes mõttes nagu selline nagu Eesti mees, et tegemist on tal palju, probleeme on tal palju, kannatab ta vaikselt ja kaua ja kui probleem on käes, siis võib juhtuda, et probleem on juba väga tõsine. Jah, et ta ongi salakaval, selles mõttes ongi hea aeg-ajalt oma tervist kontrollida ja profülaktiliselt teha analüüse, et võib-olla teinekord, kui ei jõuagi sinna perearstina, meil on need Synlabi laborid ka olemas, et need analüüsid on nii kallid ka ja teinekord võib lihtsalt minna ja kontrollida, et kui sa tunned väsimust, kui sul on kuidagi ei ole see enesetunne nii väga hea, kui sul on mingi raskustunne paremal roidekaral, siis tasub kontrollida analüüse ja maksaproove eriti. Ja kui need on korras, siis võib olla mingi muu probleem. Veresuhkur muidugi oluline ka kõik see, näiteks see viirushepatiidi haiget, kellel me ravisime näiteks ära viiruse, siis maksa olukord ju paraneb ja siis ka veresuhkur langes tihti peale, et need, kes olid see muidugi, ta mängib ju ka seal suurt rolli. Suhkruainevahetus ka. Ja no mõned inimesed tahavad olla hästi tervislikud ja nad tarbivad palju igasuguseid toidulisandeid ja vitamiine ja mingeid kokku segatud asju. Et kas see võib olla ka maksale ühtepidi hoopis koormav? Et liialdada igasuguste... No ma arvan, et energiajoogid kindlasti koormavad. Kindlasti koormavad ja neid küll suhkur. Suhkur on see, mida ei tasuks liialdada. Me siin isegi, ütleme, soolte haigetel tihtipeale gaasid, puhitused ja siis on ka see sama FOD, FoodMap dieet, et seal ka öeldakse, et need süsivesikud, suhkrud ja banaan ja puuviljad ka neid, kui nendega liialdada, siis see ka jälle võib-olla ei ole väga hea. Et kõike peab nagu mõõdukalt teha.
tuleb teha ja loomulikult, kui sa mõne klaasi šampust vahest jood ja mõne klaasi veini sünnipäeval või nii, siis no mitte midagi sinuga ikka ei juhtu ka, aga noh, tasub piiri pidada ja noored lapsed ja noh, kindlasti mitte ja suvel, kui on puhkused, ei ole tingimata alkoholiga alustada seda, et võib ju teha ise mingid head jooki ja mahla juua ja kalja ja midagi sellist. Kas teil oma töös on mõnikord selline tunne ka, et te teate nendest asjadest nii palju, et ei julge üldse enam midagi teha ega kuidagi olla, et kõik on tervisele ohtlik? Ei usu, et me nii täpselt teeme kõike nii, mida me räägime. Ma arvan, et vahest ikka joome klaasi veini restoranis toidu juurde. Aga eks arstid on ka inimesed ja õed, aga me teame rohkem ja selle tõttu sa ennast kontrollid küll natukene. Ja. No mida te soovitate inimesele, kes mõtleb, et olgu, ma hakkan nüüd oma maksa tervist jälgima, et milliseid ohumärke ta siis peaks kõige rohkem nagu silmas pidama? No niimoodi on mul... No jälle maks on kaval, eks ole. Ma tahaks öelda niimoodi, et kui inimene tunneb ennast hästi ja tal ei ole tehtud mingisugused, jätsin ütlemata noorte inimeste puhul, tätoveeringud, kõik invasiivsed protseduurid, võib-olla on ka üks tätoveering tehtud ammu ja ei tea, mis, no võib-olla tänapäeval on juba kõik nii puhas ja kindel aga igaks juhuks, et kui tunned midagi, siis võiks ju kontrollida. Vereülekanded, kellel on operatsioonid, on eriti enne 90. aastat, need kindlasti, aga kui on mingisugune ka vahest ka seksuaalsed probleemid siin tekivad, et võib ka näiteks see viirushepatiit on ikka igatepidi invasiivne haigestumine ja nakkus, et verega saadakse see. Nii et siis võiks ju kontrollida. See ei maksa midagi, eks ole, aga sa oled kindel, et seda haigust mul ei ole. Ja. Suur tänu, doktor Küllike Suurmaa ja loodetavasti meie kuulajad teie vastuvõtule ei satu ja kui satuvad, siis saavad tõepoolest sellist head ja professionaalset abi ja nõuandeid, mis aitavad igapäevaelus edasi minna. Meie tänane saade on Meie tänane saade on lõppenud ja kohtume taas peagi järgmises Lääne-Tallinna Keskhaigla saates Tark arst taskus ja siis juba uute teemadega. Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saa tükike mõlemast.